Praegune linnavalitsus on taas käivitamas projekti Tallinna peatänav. See tähendaks siis seda, et Jõe ja Pronksi ristist kuni Vabaduse väljakuni oleks kogu see tee siin inimeste ja ratturite sõbralikum. Autodele jääks mõlemas suunas üks sõidurida. Endine linnapea Mihhail Kõlvart sellest plaanist aga vaimustunud ei ole, sest tema sõnul tooks see juurde lisaummikuid. Projekt tugineb 2016. aastal tellitud ideekonkursi tööle Kevadlinnas, mille keskmeks on jalakäijate ja ratturite eelistamine, rohelus ning ettevõtete toetamine. Sõiduautodele säilib kummaski suunas 1+1 sõidurida, lisaks mõned pealesõidud, mahasõidud. Ühistransport viiakse ühele rajale keskele, tramm ja bussid, ja siis haigutav, laiutav ruumi raiskamine, mis seal on, näiteks Tammsaare pargi juures, see suur asfaltväli, et seda ruumid kasutatakse siis targemalt ära. Praeguse eskiisi järgi näiteks me rajaksime parkimiskohti autodele, sinna Tammsaare pargi kõrvale, pikki parkimist, haljastust, kõnniteid, rattateid, varjualuseid ja kõike muud. Samamoodi ei näe aga asja eelmine linnavalitsus, kes projekti juba korra pausile on pannud. Külvarti sõnul on nii suurte teede nagu Pärnu maantee ja enne seda ka Liivalaia trammide ehituse käigus vähenev läbilaskevõime retsept veelgi suuremateks ummikuteks kesklinnas. Projekti tuleb veel ükskord hinnata ja loomulikult, kui projekteerimise käigus hakkavad tekkima mured ja probleemid, siis tuleb ka uued otsused vastu võtta. Et ei saa teha otsuseid ainult ilusa pilli kasuks. See peab olema projekt, mis annab linnaruumile ka elu, nii jalakäijatele kui ka autodele. Liivalaia tänavale hakatakse praeguse plaani järgi 2027. aasta lõpus rajama trammiteed, mis taas kord kesklinna tänavad kinni panev. Sellele järgneks peatänava ehitus. Tundub, et kesklinna elanike ja ettevõtete elu lähiaastatel lihtsamaks ei lähe. Ehituseks saab minna pärast seda, kui Liivalaia trammitee on ehitatud. Sellel on prioriteet, sest seal on Euroopa Liidu raha taga. Nii et peatänava ehitus saab alata 28 või 29 või 2030. Igal juhul ei saagi tegeleda mõlema projektiga üheaegselt, aga eelkõige tuleb vaadata, kuidas üks projekt mõjutab teist tänavat ja vastupidi ka. Et juhul, kui projekteerimise käigus tekib lahendus, mis vähendab läbilaskevõimet ja samamoodi läbilaskevõime väheneb ka Liivalaia tänaval, siis mõlemad projektid ei ole jätkusuutlikud. Pere lubab, et Liivalaia tänavat ei suleta ehitusajaks täielikult ning püütakse ehitada etapiti. Tänava valmimisel jääb autodele 2+2 sõidurada. Seda nüüd saab veel näha, kuidas me täpselt selle ehitusgraafiku koostame ja lähenemise, aga kindlasti niimoodi, et sealt on võimalik terves pikkuses läbi sõita Liivalaia tänavat mööda, pääseb kohalikele äridele, majadele, hoonetele ligi ja suurima tõenäosusega on see etapikaupa. Mitte niimoodi nagu näiteks Lastekodu tänavat praegu ehitatakse, kus on kogu pikkuses ja ehitatakse kihiti ja kogu tänav on suletud. Sellist lähenemist ei oleks tark Liivalaial kasutada. Üheks võimalikuks lahenduseks oleks ka akutroll. See võtaks vähem linnaruumi ja omakorda see tähendaks suuremat läbilaskevõimet. Ja samas trolliga seal saaks ka siduda erinevad linnaosad trammiga, kahjuks seda alati ei ole võimalik teha. Peatänava projekteerimistingimuste avalik arutelu toimub järgmisel nädalal, kuid sügisel ootavad ees ka valimised ja see, kelle visioon Tallinnas ellu viidud saab, selgub ilmselt alles siis.